Tere tulemast kuulama saadet Laomees ja Torumees. Täna on meil esmane kord olla saates neljakesi. Meil on külas Anni Sild ja Virve Räni PCS koolitusest ja räägime programmist nimega Vali andmetarkus. Tere Anni ja tere Virve ja tere Lauri. Tere. Tere. Ma küsin, et ma ise valisin andmetarkuse umbes 15 aastat tagasi, kui esimesed online kursused tekkisid. Et sellest ajast on see asi nagu päris palju edasi arenenud, et ma mäletan, et see algus oli päris keeruline, ma lihtsalt võtsin kõike, mida pakuti väga erineva kvaliteediga. Aga ma ei ole varem nagu mõelnud selle peale, et kas sellise hariduse juures on ka nagu küpsusmudel olemas, et Kristo õpetab ülikoolis, et see tundub nagu mingil tasemel olema ja sa võid mingeid tasuta online asju vaadata ja siis makstud online asju vaadata. Ja siis te teete midagi nagu erilisemat, mis tundub olema nagu veel üks tase kuidagi konkreetsem ja professionaalsem, et kuidas te, me jõuame nendest detailidest rääkida, aga kuidas te ise mõtlete sellest, et kas teil on mingi küpsusmudel selle kohta, et kuidas sellises valdkonnas seda haridust anda? Ma arvan, et seal on ikkagi nagu me Vali andmetarkusprogrammiga alustame ikkagi täitsa algusest, et saavad tulla inimesed, kes ei ole varem andmeanalüüsiga kokku puutunud. Et nad saavad siis sellised põhikompetentsid ja baasoskused sealt programmist endale, et siis alustada kas järgmisena siis praktikana või juuniori kohal tööd. Ja see ongi intensiivne ja praktiline ja mõeldud neile, kellel on huvi, aga ei pea olema varasemat kogemust. Just, et me eeldame ainult, et sul on mingi varasem töökogemus, et sa natukene juba teaksid, kuidas maailmas asjad toimuvad ja siis sealt pealt saad õppida, kuidas siis andmetega oma tööd paremini teha, kas siis praegust või siis leida täitsa uus töökoht ja teha selline karjääripööre. Ja jah, kui juba natukene detailidesse minna, siis tegemist on 6-nädalase klassiõppega, kus siis 6 nädalat olemegi iga päev 8 tundi klassiruumis ja hästi siis praktika kaudu hakkame andmeanalüütika ja andmehaldusega tegelema. Et kohe esimesel päeval näiteks me võtame ette siis Power BI andmemudeli ja hakkame sealt pealt visuaale looma. Okay. Et see eeldab ikkagi mingisugust nagu arvutioskust, et inimene ilmselt võiks olla Excelit varem näinud ja just, et see meil on seal. Jah, et see meil on eeldustes ka, et inimene võiks olla Exceliga veidi kokku puutunud ja üldiselt ka siis jah, oskaks arvutit kasutada ja näiteks piisavalt kiiresti ka trükkida, et väga maha ei jääks seal praktikumides teistest. Ja siis on muidugi ka eesti ja inglise keele oskus, et kuna Power BI küll on selline eestikeelne programm, aga näiteks SQL, mida me siis hiljem hakkame õpetama, on ikkagi inglise keele põhine suuresti, siis kindlasti on inimesel kergem programmi läbida, kui ta ka inglise keelt oskab. Ma võib-olla täiendan siia juurde, et meie nendel ümberõppeprogrammidel, loomulikult me ei konkureeri ülikooliga, eks ju, et ülikooli haridus on täiesti omal kohal ja meie nende lühemate intensiivsete bootcampidega peamegi nagu adresseerima selliseid väga konkreetseid oskusi, mis on nagu lühikese aja jooksul omandatavad ja mis tegelikult siis annab ka sellele inimesele nagu tõuke võib-olla tulevikus süvitsi edasi õppida ja areneda ja minnagi ülikooli, eks ju, et kindlasti see nagu ei asenda ülikooli haridust. Ja teine, mis on see, et me tegelikult võtame inimesi, kellel on juba ülikooli haridus olemas, ehk siis neil selline nagu töökogemus, elukogemus on olemas, aga see on lihtsalt teisest valdkonnast. Ja nüüd me paneme selle teise valdkonna kogemuse ja need väga praktilised Virve õpetatavad oskused siis kokku ja ülisuure motivatsiooni, millega nad tulevad, et oma nagu seda elu või karjääri muuta ja siis tegelikult me saame nagu sellise üldiselt nagu väga hea komplekti, kes on siis valmis õppima ja arenema edasi. Kuidas te selle programmini jõudsite selle osas, et ma tean, et see Vali IT-programm on küllaltki ammusest ajast juba olnud, et mul on endal üks positiivne kogemus, et ma mäletan, kui ma Helmeses töötasin, meile tuli Mihkel Vetemaa, kes oli minu mäletamist mööda selle Vali IT-programmi läbinud ja suhteliselt kiiresti tuli meile tööle ja oli
väga hea analüütik, nüüd teeb oma startup'i ja muid asju. et see Vali IT on tükk aega eksisteerinud, et mis hetkel või kust tuli see arusaam, mis on minu meelest väga tore, aga ma hea meelega kuulaks seda, et kust jõuti selle arusaamani, et võiks olla ka selline andmetele suunatud sarnane programm. Noh, me otsimegi kogu aeg neid kohti, kus siis tööjõuturul on nagu puudus või siis vajadus ja ülikoolid paratamatult nii kiiresti ei jõua reageerida, eks ju, et me nagu üritame seda tühimikku täita. Ja nüüd, kui veel konkreetsemaks minna, siis ITL-i ja Kutsekoja poolt, eks ju, hakkas toimuma see andmete nagu kompetentsiprofiili kokkupanek, mis juba sellel hetkel oli täiesti selge arusaam, eks ju, et neid inimesi hakkab olema, juba on ja hakkab olema nagu puudu. Ja see analüütiku roll nagu tuli kõige esimesena kuidagi pilti, et sellega saaks kõige kiiremini liikuda ja sealt pealt see mõte nagu tuli, aga noh, kui nüüd tagasi vaadata, siis eks me oleme nendest andmete teemadest, ma arvan ikkagi juba 5 aastat rääkinud, et nüüd kohe peaks midagi tegema, eks, aga noh, täna me oleme siin ja nüüd siis oleme selleni jõudnud, aga mulle tundub, et turg on ka nagu praegu valmis neid inimesi nagu võtma ja seda võimekust nagu ettevõtetes arendama. Need, kes sealt tulevad, ma saan aru, et motivatsioon on suur eeldus, et nagu see Vali IT programmgi, et see on ikkagi nagu päris suur muutus ja päris suur investeering ajaliselt ka, et sellest bootcamp'ist läbi käia. Et ettevõtted, kes siis kaaluvad neid lõpetajaid värvata, et nii-öelda esimese andmeinimesena pigem veel mitte, et selleks on natukene liiga juunior see, kes sealt läbi käib. Aga et mis on nagu, ma ei tea, minimaalne või hea meeskond, kuhu selle programmi lõpetaja võiks sobituda hästi? See on selline hea küsimus, mida me oleme omavahel ka siin päris palju arutanud ja mõtelnud ja tegelikult oleme jõudnud ka järeldusele, et kui on nagu selline väiksem ettevõte, siis ta võib ka olla täitsa selline esimene andmeinimene, et mida me nagu hästi palju tahame veel lisaks tehnilistele oskustele õpetada, on selline nagu oskus kriitiliselt mõelda ja andmepõhiselt otsuseid teha. Et sealt pealt siis just saakski minna ka täitsa nagu nii-öelda ütleme esimese andmeinimesena siis väikesesse ettevõttesse, et üldse hakata sealt, me alustame ka seda programmi näiteks andmete kogumisest, et kust üldse andmeid saada, mis andmed ettevõttel olemas on, mis eesmärke need aitavad täita ja kuidas strateegilised eesmärgid siis andmetega kokku viia. Et sellist nagu väikeses ettevõttes ma täitsa kujutan ette, et on juba sellest inimesest ka esimese andmeinimesena kasu. Aga muidu ma kujutan ette, et selline näiteks 3-5 liikmeline andmetiim oleks ka hästi sobiv inimesele, et ta saab nagu mitmelt inimeselt juba õppida juurde siis neid asju, mida ta natukene siis meie käest on kuulnud ja praktiseerinud ja saab siis panna reaalses ettevõttes ka proovile neid samu oskuseid ja juurde õppida. Ma võib-olla täiendan korraks, et see programm on üles ehitatud niimoodi, et ta on 6 nädalat kokku ja esimesed 3 nädalat siis me käime läbi selliseid teoreetilisi teadmisi ja teeme sinna selliseid nagu üksikuid praktilisi või eraldiseisvaid praktilisi harjutusi kõrvale. Ja kuskil alates siis 3. või 4. nädalast nad tegelikult võtavad mingisuguse reaalse äriprobleemi ja hakkavad seda siis lahendama. Ehk siis, et me tahame nende äriprobleemidega viia nad nii kaugele, et nad sama saaksid nagu replikeerida, et nad oleksid võimelised seda replikeerima siis seal asutuses, kuhu nad lähevad. Ehk siis kui ongi mingisugune asutus, kus varem ei ole andmetega liiga palju tehtud, siis see inimene ikkagi tuleb nagu mingisuguse tervikoskusega ja suudab vähemalt nagu seda asja teha, mida ta siis seal tegi. Ja ma ütlen siia juurde veel ka selle üleskutse, kui võib, et me tegelikult täna ootamegi ettevõtetelt neid äriprobleeme, mida me saaksime siis reaalselt anda nendele osalejatele lahendada. Et see üleskutse meie poolt läheb ja hästi loodame, et ettevõtted neid saadavad ja võib-olla Virve oskab siin kommenteerida, et alati on küsimus see andmete turvalisusest, eks ju, et kuidas nad siis annavad oma andmed nagu meile
kasutada, et aga Virvel on siin mingi lahendus olemas. Ja, et me oleme mõelnud jah, et kui ettevõte nagu oma andmeid ei taha kasutusele anda kohe, et siis me saame tegelikult väga hästi teha dummy datasetid või kuidas eesti keeles siis on nagu testandmestikud või sellised näidisandmestikud, mille pealt siis nad saavad selle äriküsimuse läbi mängida ja siis ettevõttel tegelikult see kasu, mis ta saab, on see, et ta juba näeb, kuidas metoodiliselt ta äriülesanne lahendati ja siis seda on juba lihtne päris andmetele üle kanda. Ja need võivad olla siis nagu seinast seina, on ju, et alates, ma ei tea, online marketingust ja lõpetades mingi tarneahela komponentidega, et ettevõtteid on väga erinevaid ja nende andmeid ja sealt lähtuvad probleeme ilmselt on ka väga erinevaid. Just, et nad hakkavad tööle sellistes 3 gruppides ja nagu Anni mainis ka, neil on 3 nädalat selle grupitöö tegemiseks, et selle ajaga saab lahendatud erinevaid ülesandeid, et saame ilusti olla gruppidele seal toeks piisavalt, et nad saaksid siis ükskõik mis teemaga äriprobleemi lahendada ära. Ja siit tulebki siis hästi mängu see, et neil võib olla, kui sa, Lauri, mainisid tarneahela teemat, eks ju, nad võivad olla tulnud nagu, ma ei tea, näiteks logistiku ametikohalt põhimõtteliselt, et neil on see enda eelmine töökogemus all, mis võimaldab neil palju paremini seda äriprobleemi ja võib-olla neid protsesse seal siis nagu mõista. Tuttav teema. Kui suured need grupid üldse on? Kas see on nagu 1 klassiruumi jagu või see on rohkem? 1 klassiruumi jagu, et oleme mõelnud siis 15–20 inimest. Okei. Ja siis neil ilmselt 6 nädala jooksul tekib omavahel ka mingi suhe ja kommuunitunne ja ma küsin nagu tagasivaatavalt ka see Vali IT-programm, et ma oletan, et need inimesed jäävad nagu pärast suhtlema ja üksteist toetama ka, kuna nad on nii palju asju koos teinud ja siis sama teema õppimisest motiveeritud. Jaa, et ikkagi niisugusest raskusest koos läbi tulla liidab, et tõesti siin on olnud pisaraid ja rõõmuhõikeid ja kõike, et kindlasti ja vaata, Eesti on nii väike ka, et lõpuks ikkagi valite näitel ikka satuvad ühte kohta tööle ja et loodame küll ja ise hästi üritame seda sellist nagu sotsiaalset kuidagi läbikäimist seal klassis ka soodustada, sest see on raske, see on hirmraske, sa tuled ju, sa ei tea mitte midagi ja siis sa tuled ja hakkad õppima iga päev, on sul uued teadmised, pannakse ette. Et see on hirmraske, et sellepärast on hästi oluline, et see selline nagu usalduslik ja mõnus suhe seal klassis tekiks. Kas teil on juba nagu valmis vaadatud ka mingeid ettevõtteid, kes te teate, et otsivad selliseid andmeinimesi, et kui see 6 nädalat saab läbi, on ju, see emotsioon on väga kõrgel, aga et siis ei teki nagu pikk paus, sest ma tean kindlasti paljudel inimestel, kellel nagu ei ole tööd, aga raha oleks vaja, et siis iga nädal võib tunduda väga pikk, et kuidas võimalikult kiiresti need inimesed siis nagu selle programmi lõpus leiaksid ka sobiva töö, et kuidas seda olete mõelnud lahendada? Nagu igal tõsiseltvõetaval ümberõppeprogrammil on ka meil selline karjääri komponent sees, ehk siis tegelikult nad juba selle koolituse käigus me paneme nad mõtlema sellele, mis saab pärast ja tegelikult utsitame neid leidma neid ettevõtteid, kellega ühendust võtta, leidma neid kontaktisikuid, nad teevad personaalse karjääriplaani, nad saavad nõu, kuidas töövestlustel, ühesõnaga siuke tüüpiline nagu karjäärimoodul, aga me ise ka nüüd tõsisemalt augusti algusest hakkame ettevõtetega suhtlema ja otsima neid konkreetseid siis variante ja just läbi nagu nende äriprobleemide, et loodame, et need, kes need äriprobleemid tegelikult annavad, on ka võib-olla valmis siis neid inimesi praktikale võtma pärast, et üritame sealt nagu seda matchi leida. Iseenesest turult on ju praegu kuulda, et muidugi kõigil on vaja ja kõik tahaksid andmetega tegeleda, aga eks on teada, et alati kui reaalselt nagu et praktika juhendamine on kõva töö, eks, et seda ülesannet keegi nagu kergelt endale ei võta, aga loodame ja just
üritamegi nad kasvatada, aga selles mõttes kasvatada 6 nädalaga terve ei saa, aga noh, et nad ikkagi mingil määral oleksid nagu iseseisvad, et nad suudaksid ka iseseisvalt mingit väärtust nagu luua. Ja siis võib-olla ma enda poolt lisan, et lisaks sellele karjäärimooduli meil on plaanis siis, et need nii grupitööd kui ka need praktilised harjutused, mis nad teevad, et nad saavad sellise portfoolio endale GitHubis luua, kust pealt siis nagu vähemalt mis meie oleme tööandjatelt kuulnud, on see, et kui inimesel on portfoolio olemas, et siis on näha kohe tema huvi andmete vastu ja sealt pealt, et kui tal praktilist töökogemust varem andmete valdkonnas ei ole, siis portfoolio on see, mis näitab, et tegelikult ta juba teab ja oskab midagi ja tal on huvi selle valdkonna vastu. Et see on ikkagi nagu täispakett, et ka see portfoolio ja see sotsiaalne pool ja võrgustiku loomine ja tutvustamine sellest, et kuidas siis sellistele ametikohtadele kandideerida, et see on jah, nagu programmi nimi on jah, et vali andmetarkus, et see siis valmistab ette ikkagi konkreetselt selleks, et pärast seda nagu otse tööle suunduda sellesse rolli. Et see ei ole ainult tehniline SQL ja Power BI. Jah, just, et me kindlasti käsitleme ka näiteks andmekaitse teemasid ja andmehalduse teemasid on plaanis käsitleda ja näiteks siis üks selline kindel asi, mida ma tahan tutvustada, on PBT-AC mudel, ehk siis see, kuidas me jõuame äriprobleemist siis päris nagu andmepõhiste järelduste ja otsusteni, mida nagu saab teha, ja nagu Anni siin mainis ka tõesti siis see kogu see karjäärimooduli osa, mis meil on, et tõesti nagu LinkedIni loomine, CV loomine ja sealt pealt motivatsioonikirja saatmine ja kõik sellised asjad me teeme ka nendega läbi. Kas sa räägiks lähemalt, mis see oli, mis sa mainisid, see akronüüm? Ja, just, et see on siis 5-täheline akronüüm, mis on siis Problem, Plan, Data, Analyze, Conclusion ehk siis eesti keeles probleemi püstitamine, siis plaani tegemine, siis andmestiku kogumine, siis andmestiku analüüsimine ja siis järelduste loomine. Ehk siis me alati nagu, või mida ma olen nagu vahepeal oma erialases töökogemuses näinud, on see, et meil on hästi palju andmeid ja me hakkame kuskilt nagu mingeid graafikuid või analüüse tegema, aga me ei ole läbi mõelnud seda, et mis on tegelikult see äriprobleem, mida me tahame lahendada. Ja et siis seda nagu vältida nende inimeste puhul, kes andmetarkuse programmi läbivad, et siis me hästi keskendume sellele, et alustame alati äriprobleemist, küsimusest ja siis liigume edasi siis päriselt selleni, et milliseid andmeid meil vaja on ja kust me need saame. Väga, väga mõistlik. Ma tean, et palju kasutatakse seda CRISP TM-i, et mis on ka selline see business understanding on see, mis nagu kõige esimesena peaks tulema, aga ma arvan, et see on väga hea, et te selle lähenemise võtate, et see äriprobleem oleks selgelt arusaadav, mitte et hurraa, teeme midagi ja siis mõtleme, et miks me seda tegime. Oota, ma küsin vahele, et kas te AI teemasid ka puudutate? Ma mõtlen nii spetsiifiliselt selle tööga seoses, kui nagu, et AI on ka just nagu andmevaldkonna tööriist, et kas te ühest või teisest nurgast seda ka puudutate? Ja, on plaanis küll puudutada, et plaanis ongi niimoodi, et kui nad hakkavad siis tegema neid oma projekte, siis iga sammu juures rääkida sellest, kuidas siis tehisaru saab aidata seda sammu paremini lahendada. Et näiteks kuidas ma ise nagu suhtun tehisarusse on justkui, et on nagu teine nii-öelda kolleeg mul kõrval, kellega ma saan siis asju põrgatada ja keda kunagi nagu pimesi ei tohi usaldada, et alati pead ikkagi ise aru saama, et mida ta sulle nagu räägib ja vastab, et siis nendega ka proovime minna nagu see, et meil on eraldi päev, kus me räägime sellest, et kuidas tehisaru vestlusrobotid üldse töötavad, mis nende nagu põhimõtted on ja pärast seda siis, kui nad hakkavad grupitöid tegema, siis igas sammus nagu vaatame läbi, et kuidas nagu tehisaru saaks siin toeks olla või aidata. Aga kindlasti me tahame seda, et näiteks enne seda, kui me hakkame Pythonit tehisaruga kirjutama, et enne seda neil oleks nagu baas olemas, et kuidas nagu Python üldse nagu Pythoni kood nagu hea kood välja näeks, et ei oleks see, et nagu nad pimesi nii-öelda lihtsalt panevad selle Pythoni koodi, mis tehisaru ütles ja ise nagu tegelikult aru ei saa, et mis seal toimub. Et siis selline mõte on meil olnud. Okei. Selle viimase kohta ma küsin veel, et kas te teete seda
nii-öelda puhtalt chati põhiselt või siis mingid need developer tool'id ka nagu Cursor või analoogid tulevad ka mängu? No meil oli Pythoni puhul oli Google Colab plaanis, mida nagu kasutada. Ja teiste uurimisprobleemi puhul ikkagi pigem vestlusrobotid. Okei. Kas, no minu jaoks endiselt on see andmeinimeste lahterdus üldiselt selline andmeanalüütik, andmeinsener ja andmeteadlane. Kuigi sinna vahele võib toppida igasuguseid neid ametinimetusi veel. Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult te mõnes mõttes katate nagu, puudutate vähemalt kõiki neid ameteid, et noh, ongi, kui sa räägid nagu Pythonist ja Colabist, et see on nagu pigem selline andmeteadlase pool juba või vähemalt nagu selle kraapimine. SQL on nagu üpriski konkreetselt või noh, ütleme pigem võib-olla andmeinsener ja siis Power BI oleks nagu see minu lahterduse järgi andmeanalüütiku roll või kuidas te ise näete seda, et mis see nagu põhisuund tuleb või? Et me üritame anda nagu sellise laiapõhjalise andmerolli teadmised, ehk siis tõesti kõik need 3 rolli, mis sa nimetasid, pluss veel andmehalduri teadmised, aga võib-olla natukene rohkem me keskendume siis andmeanalüütikale, et see lõpuprojekt, nojah, oleneb muidugi ka, mis need lõpuprojektid või uurimisprobleemid seal lõpuks tulevad, aga me pigem näeme, et need uurimisprojektid tulevad sellise nagu andmeanalüütika, aga mitte nagu selline kitsas andmeanalüütika, et teeme nagu visuaalid, vaid tõesti selline lai alates siis uurimisprobleemi püstitamisest, andmete kogumisest kuni järelduste tegemiseni. Aga võib-olla nagu me ei keskendu nii palju siis näiteks andmeinseneeria tehnilistele oskustele. Me peame selle teemal hästi palju mõelnud, see on kõige keerulisem küsimus, et kuhu seda suunata, et kus see vajadus nagu kõige suurem on täna tööturul. Ja noh, me nagu jõudsime selleni, et neid ettevõtteid, kus on nagu kõik need rollid eraldi esindatud, mis te just siin mainisite, eks ju, neid on väga vähe Eestis, et pigem enamus ettevõtetes on 1 või 0 või äärmisel juhul 2 nagu inimest, kes andmetega tegelevad ja me üritame siis nagu katta seda profiili, eks ju, et mida ta siis, ta peab tegelikult kõikidest asjadest nagu midagi teadma ja suutma siis nagu valida seda õiget rolli seal, et kõikidel ettevõtetel või inimestel ei ole luksus keskenduda ainult sellele ühele nagu väga kitsale nišile, eks. Aga see on tõepoolest olnud kõige keerukam ja ma arvan, et pärast seda esimest rühma me kindlasti nagu oleme targemad ja saame teha ka nagu korrektuure ja võib-olla ka tulenevalt sellest turu nagu tagasisidest, eks ju, et mis teemasid meile saadetakse ja kuidas need inimesed praktikale saavad ja mis neist edasi saab, et ilmselt saame seda nagu sihitada veel. Ja ei, väga huvitav jah. Kas see oli sama selle Vali IT puhul ka või? Ma mõtlen seda, et Vali andmetarkuse puhul on see, et sa saad, oletame, et sa oled väikeettevõttes logistika, on ju, et siis sa tuled sinna ja see tundub nagu hästi sobivat. Et siis ühtlasi olla esimene andmeinimene selles ettevõttes, juba teades seda ärikonteksti. Kas selle Vali IT puhul oli sama lähenemine või see oli erinev? Põhimõtteliselt ikka sama. Selles mõttes, et me alati üritasime neid suunata praktikale sinna ettevõttesse ja nad ise ka tihtipeale tahtsid minna, eks ju, kus neil see valdkonnakogemus on nagu taustal. Aga arenduse puhul me kunagi ei julenud seda inimest nagu saata üksinda. Et seal tal pidi olema keegi nagu kõrval ja selles mõttes arenduse puhul oli seda ka lihtsam teha, kuna tarkvaraarendus iseenesest oli juba nagu arenenud suhteliselt hästi ja neid rolle oli nagu ja neid töökohti oli nagu palju. Et täna nagu sellele andmete teemal on, vähemalt minul on nagu selline kuidagi väike nagu maailmaparanduslik soov, et selle programmiga me suudame seda pisikut nagu võib-olla süstida ettevõtetesse rohkem, et okei, neil täna ei ole, aga vaata kõik, kuule vaata, mis siit kõik tuleb, kui ka juba nii väheste nagu oskustega inimene suudab juba midagi ära teha, aga kindlasti loomulikult oleks ta edukam ja palju rohkem toetatud, kui seal juba oleks suur vägev andmetiim juba ees. Okei, et seda ei ole. Sa kasutasid väljendut süstima jah,
et noh, me oleme Kristofaga ka terve aasta siin podcastis rääkinud, enne seda rääkisime omaette, et kuidas väikeettevõtted nagu alustavad sellega ja ega väikeettevõte ei, ei kipu omale andmeinimest värbama, eriti kuna ei ole aru saada, millist rolli on vaja värvata, on ju, ja et kuidas neid probleeme nagu andmepõhiselt lahendada, et see valiandmetarkus tundub, et kui sinna tulevad mõnedest väiksematest ettevõtetest inimesed, kes noh, nii-öelda ei pea uut tööd otsima, vaid saavad oma olemasolevas ettevõttes nagu lisaasju tegema hakata andmeabil, et see tundub, et võiks tegelikult väga hästi toimida. Noh, siin on üks aga, millised väikeettevõtted on valmis oma inimese 6 nädalaks ära saatma, lootes, et ta tuleb sealt paremana tagasi. Et sellele me oleme ka mõelnud ja tegelikult mõelnud seda, et kui me seda sihtrühma hakkame nagu püüdma, siis me tegelikult peame selle vormi natukene teistmoodi tegema. Et see ajaline panus ei oleks koheselt nii suur, on ju. Jah, et ta saaks ikkagi oma nagu day-to-day asjad töökohas ära teha suhteliselt iga päev, eks. Et pigem praegu on niisugune bootcamp, mida me loomulikult me ootame ettevõtetest inimesi ja need oleksid nagu, ütleme, ma arvan, nagu ka Eesti majandusele selles mõttes väga, väga hea sihtrühm, kus seda nagu efekti leida, aga me näeme, et seda kontingenti tegelikult on seal rohkem, kes seda karjääripööret nagu tahavad teha. Et nad võtavadki, kas nad on siis juba töötud või nad võtavad ennast töölt lahti selle nimel, et teha see uus samm. Okay. Et see sihtrühm ühesõnaga, kes koolitusel osalevad, on pigem ongi need, kes tõenäoliselt nad ei jätka, eks ole, oma praeguses ettevõttes või siis ongi juba töötud otsimas tööd, eks ole, jah, et seal peab olema nagu see suur muutuse soov. Et kas, ühesõnaga ma ei tea, kuidas see koolitusmaailm täpselt töötab, aga noh, oletame, et keegi on nüüd huvitunud sellest ettevõtjana. Et nad ei ole osanud otsida kedagi, aga programm tundub hea, et kas nad saavad oma huvi siis nagu kuidagi registreerida, et kui teil see esimene lend lõpetab, et siis keegi, või noh, et nad on nagu huvitatud tööd pakkuma. Jaa, absolutely. Meil on, kui te lähete valide lehele, siis seal on ja leiab selle valiandmetarkuse programmi üles, siis seal on ettevõttel eraldi sakk ja seal on kohe, et anna teada oma huvist. Ja me väga ootame kõiki. Palun, Krista ja Lauri, te olete ka oodatud esimese lennu siis lõputööde nii-öelda kaitsmisele. Ehk siis, et kui nad teevad need projektid ära, siis neil lõpus on nagu esitlus ja sinna me kutsume kõiki siis ettevõtteid ja kõiki huvilisi vaatama, lihtsalt huvi tundma, et mis tasemel need inimesed siis sealt välja tulevad ja teiseks ka reaalselt nagu värbama, eks ju, tegema sellist nagu huntingut ja kui veel rääkida nagu selle ettevõtte ja selle osaleja kokkuviimisest, siis meie tavapärane praktika on ka see, et võimalikult vara tegelikult juba selle koolituse käigus, kui kellelgi on huvi, siis me viime need inimesed kokku. Et nad teevadki reaalselt töövestlusi, kohtumisi, et saada aru siis, kes neile kõige paremini võiks sobida. Me saadame profiilid ette ettevõttele, eks ju. Et sellised inimesed on, valivad 3-4 tükki välja, teevad vestlused ja siis teevad oma valiku. Ja miks mitte, valijate puhul on see olnud tavaline, et tegelikult võetakse nagu grupiti, et need osalejad ise ka seal ettevõttes nagu üksteist tegelikult toetavad ja sa võid saada ettevõttele nagu 2 kärbest 1 hoobiga, et sul tegelikult seda juhendamiskoormust ei lähe korda 2, vaid võib-olla läheb nagu korda ka 1, 2, 5, eks ju, et jah, et võtke meiega ühendust igasuguste mõtetega, ka see, et mis rolli teil oleks vaja või jah, me oleme praktikandist huvitatud või meil on selline äriprobleem, mida võiks andmetega üritada lahendada. Väga ootame, see on parim meile.
võib-olla korra siis rääkida üle, et mis need kuupäevad üldse on, et te mainisite enne, et augusti alguseks ootaksite näiteks ettevõtetelt neid sisendeid, kui on mingid andmeprobleemid, aga kui kaua saab kandideerida, millal see programm ise toimub, millal siis see kaitsmine on? Koolitus ise algab siis 25. augustil ja kestab septembri lõpuni, et siis ise mul see kaitsmise kuupäev praegu peast ei julge öelda, vist oli 3. oktoober äkki midagi sellist. Ma vaatasin, oli 3. oktoober lõpukuupäevaks märgitud. Vot, just, väga hästi. Ja kandideerimisega, Anni, mis meil see tähtaeg on? Kandideerimine on praegu avatud. Kandideerimine näeb välja niimoodi, et esimene samm on selline küsimustiku täitmine, kus me saame suhteliselt hea ülevaate, mis see inimene on varem teinud, miks ta tahab selles programmis osaleda. Siis teine samm on triipodi test, kus me kontrollime sellist, ütleme, vaatame sellist võimekust, kas inimesel on nagu peakuju sobilik selleks, et andmetega töötada võiks. Selline üsna nagu objektiivne pilt nii meile kui talle anda, eks ju. Ja siis me teeme väikse vestluse sinna peale, et kuidas ta 6 nädalat tegelikult on valmis pingutama, kas tal on rahaliselt võimalik, kas tal on muud kohustused jäetud kõrvale, et ta saaks keskenduda ja siis me väga rõõmsasti võtame ta vastu. Ja ütleme, osaleda või kandideerida saab seni kaua ja esimesse gruppi, kuni meil on kohti. Et ma arvan, et üle 22 me esimesse gruppi ei võta ja järgmise gruppi loomulikult võib kandideerida ka selles mõttes jooksvalt, me kandideerimist kinni ei pane, et järgmised grupid siis võimalik, et meil järgmine hakkab ka selle aasta lõpus või siis hiljemalt järgmise aasta, ütleme jaanuaris. Ja füüsiliselt toimub see Tallinnas? Tallinn, Aia tänav 7 ja see on ka, selle üle me oleme ka nuputanud kõvasti, eks, et klassis, veebis, hübriid, nii edasi, aga ütleme, meie kogemus siiamaani ikkagi, et selline bootcamp, väga hardcore õppe klassis ikkagi toimub täna veel kõige paremini. Ja ma saan aru, et see seab piiranguid, eks ju, et kui sa ikkagi oled Võrust, kuidas sa siis omal 6 nädalat nagu majutuse või midagi leiad. Et mõtleme selle peale ja miks mitte nagu viia üks grupp järgmine aasta näiteks Tartusse, et kuidagi seda regiooni ka katta. Siis on vaja koolitajaid majutada. See on üldiselt lihtsam probleem, eks ole, sest koolitajaid võiks olla vähem kui koolitatavaid. Aga see on ka hästi meie vaatest nagu oluline olnud, et meil ongi üks inimene, kes hoiab nende kätt terve selle aja jooksul ja antud hetkel meil on selleks Virve, eks ju, andmete puhul on Virve. Jah, meil käivad nagu külalisesinejad ja näiteks Pythonit meil tuleb lugema, et Pythonit ei loe Virve, aga et Virve tegelikult on kogu aeg seal ja jälgib seda protsessi ja suudab neid nagu teemasid sidustada ja ühesõnaga, et nendel osalejatel on ka see turvaline üks inimene ja siis saab seda tempot sättida, eelmisest päevast meil jäid need teemad pooleli, jätkame natukene, et see on olnud selline hea asi. Kui palju sellist teooriat ja praktika poolt siis on, et te midagi mainisite, et 3 nädalat on nagu rohkem teooria ja 3 nädalat praktika, aga samas nagu Power BI-ga minnakse esimene päev juba süvitsi või et kuidas see umbes välja hakkab selles osas nägema, et mis inimesed seal klassiruumis teevad? Ja ma ütleksin, et suurem osa ikkagi on praktikumide nime alla, ma arvan, saab paigutada nad, et kuskil 3/4 sellest, mis me teeme, on niimoodi, et nad saavad ise kohe nagu käed külge panna ja kaasa teha, et nii SQL-i, Power BI, Pythoniga, aga ka näiteks uurimisprobleemi püstitamise ja läbimõtlemisega, et nad saavad ise kohe teha ka praktiliselt kaasa, aga siis kuskil 25% jääb ikkagi sellist teoreetilist lähenemist ka, näiteks kas või tähtskeem ja fakti ja dimensiooni tabelid, et nendest peab natukene nagu rääkima ka, mis nad teoorias on, enne kui me saame nagu praktikast neid koostama hakata ja samamoodi näiteks siis andmekaitsealase seadusandlusega, et annan siis mingid nagu teadmised ära
ja siis ilmselt teeme ka mingeid selliseid Kahooti sarnaseid viktoriine, et jäävad nagu asjad paremini meelde ja erinevaid grupitöid, aga jah, enamik aega ma ütleks on sellised praktikumid, et ainuke erinevus siis esimese 3 nädala ja järgmise 3 nädala vahel on see, et esimesed 3 nädalat me teeme nagu selliste väiksemate näidisülesannetega asju ja siis viimased 3 nädalat nad teevad selle ühe konkreetse uurimisküsimusega oma grupitööd. Kui suured need grupid umbes tulevad ja kas see kaitsmine on siis nagu selle grupitöö kaitsmine või see tuleb individuaalne? Grupitöö kaitsmine ja oleme mõelnud praegu 3 grupid teha, et 3 inimest niimoodi koos saavad toimetada. Ja võib-olla ma niisama mainiks sellist natukene küll teine teema, aga mainiks, et siis kui me seda õppekava nüüd oleme koostanud, siis meil on ka selline ettevõtjatest eksperdi kogu kõrval olnud, kellega me oleme siis mitu korda kokku saanud ja siis täpsemalt läbi rääkinud, et mis teemasid võiks käsitleda, et näiteks sealt tuli ka see, et kui mina alguses, kuna ma ise olen andmeanalüütiku taustaga, siis ma nagu alguses tahtsin päris palju sinna andmeanalüütikule keskenduda, aga neilt siis tuligi näiteks see sisend, et andmehalduse teemadest ka rääkida, et oleme siis proovinud mitte siis ainult nagu oma peaga siin mõelda, vaid kaasata ka inimesi näiteks Statistikaametist ja Teliast ja siis nende nagu kogemust ka sisse tuua siia õppekavasse. Okay. Aga andmehaldust nagu mis aspektist? Nagu üldist tausta, et ma ei tea, andmekataloogi äriterminid ja midagi taolist või mingi muu aspekt sellest? Jah, see andmekataloogi ja ärisõnastiku teema kindlasti, aga lisaks siis ka andmete turvalisus, andmekaitse, et see osa on nagu siis läheb nii-öelda sinna andmehalduse alla meie nägemuses. Ehk siis inimesed saavad ka nii-öelda või peavad ise läbi mõtlema need osalejad, et kuidas näiteks oleks andmekataloogi ülesseadmine, et kas see on nagu natukene, kas seal on mingi praktiline osa ka, ütleme nendel andmehalduri pooltel? Jah, olen mõelnud, et nad nagu nii-öelda siis paneksid nagu kirja selle just siis ärisõnastiku, aga siis ka nagu iga andmetabeli kohta kirjelduse, et mis seal andmetabelis nagu täpselt on. Ehk siis nagu see, mida mina nagu reaalselt ise andmeanalüütikuna olen teinud, et kõigepealt meil on ju ärisõnastik ja siis sealt pealt meil tulevad, et millised siis andmed nendele vastavad ja siis juba konkreetsemalt, et mis igas andmetabelis siis iga andmetulp tähendab, mis formaadis ta on, mis sisu tal on, et kõik nagu selle teeks praktiliselt läbi. Väga hea. Kõlab mõistlikult, jah. Ja, see andmehalduse teema on väga, väga kasvav trend kindlasti, nii et selles suhtes väga hea, kui te saate seda ka katta, et inimestel oleks nagu see teadlikkus ikkagi kohe olemas. Ja siin jälle tuleb see tehisaru teema kohe sisse, on ju, et kui me tahame kunagi, et tehisaru suudaks meile andmete pealt midagi öelda, siis me peame väga tugevalt keskenduma sellele nii-öelda esimesele poolele, et meil on paigas, et mida andmed näitavad, mis kvaliteediga nad on, et kui meil on nagu mitte kvaliteetsed andmed, on ju, siis ei saa ka tehisaru meid kuidagi päästa, et siis nagu sellele poolele ka keskenduda, et selleks, et tehisaru hästi kasutada, on meil kõigepealt vaja kvaliteetsed andmed koguda ja ära kirjeldada. Kuldsed sõnad. Mul on nagu väga hea tunne selle programmi suhtes, et nagu kõiki õigeid asju räägitakse. No me loodame ja proovime. Ja praegu tuleb, eks ole, esimest korda see ja tõenäoliselt siis arvate, et kas seda nagu nõudlust on olnud palju või kuidas te ise vaatate, et talvel tuleb tõenäoliselt, võib oodata järgmist programmi, saan ma õigesti aru? Et siis te teete mingisugused esmased parandused, ma arvan, et kindlasti see on alati see, et esimene kord on see kõige, ise õpid kõige rohkem, eks ole, et mida kõike saaks veel muuta, et kuidas te pikaajaliselt võib-olla siis ka näete, et see programm hakkab mängima või kui pikalt te ise olete ette mõelnud, et mis te järgmistel aastatel teete sellega? Praegu on tagasiside päris positiivne, et isegi jaanipäeva nädalal oli registreerujaid lõkke äärest, et see nagu juba midagi näitab, et me ise ootasime suvel sellist nagu vaiksemat perioodi, et tavaliselt need sügise grupid seal, ütleme, augustis hakkavad täituma. Et praegu on selline väga, väga tore tagasiside. Üldine kogemus on see, et siukse ühe programmiga ümberõppe koolitus kestab siuke 2 aastat, et siis on vaja midagi nagu kardinaalsemat hakata muutuma. Aga see andmete valdkond praegu, ma arvan ka, et ka just siin Eestis nagu areneb nii kiiresti, et ei oska isegi ette näha,
noh, see andmehalduri puhas profiil on, mulle tundub, nagu te teate paremini, aga kasvamas, et võib-olla sinna suunda midagi spetsiifilisemat teha. Ja noh, aga noh, meie oma ümberõppega või sellise lühikese bootcampiga kindlasti ei lähe nagu teadlase ja noh, isegi see insener on nagu natukene kaugel, eks ju, et pigem need on sellised nagu meie lõpetajate edasiõppimisvõimalused siis juba ülikoolide juures, eks. Et ikka üritame leida seda kohta kogu aeg, kus nagu tööjõuturul pigistab, et kus sihuke kiire fix annaks mingisugust efekti, aga rohkem ette ennustada ei oska, et õpime käigu pealt ja üritame muuta nii kiiresti kui võimalik. Kõlab väga loogiliselt. Väga tore. Kas on midagi veel, mis me peaks katma või? Äkki võiks korra käia nagu selle õppekava suured plokid läbi või? Et mis järjekorras see tuleb, jah? Jah, just. Et seal me oleme ka päris mitu korda nagu ümber mänginud võib-olla asju, aga tänaseks siis oleme sinna jõudnud, et tõesti nagu esimesest päevast me alustame Power BI-ga, siis on eraldi on SQL-i moodul, Pythoni moodul, siis on selline nagu andmeanalüütika aluste moodul või selline nagu üldse probleemi püstitamisest ja andmete kogumisest ja siis eraldi räägime siis andmete turvalisusest ja tehisarust. Et sellised nagu, palju neid siis tuli, vist 6 suuremat moodulit on plaanis. Ja proovime siis niimoodi, et oleks iga päev oleks midagi praktilist ja natukene siis teooriat ka iga päev, et sellise ülesehitusega. Ja kui nagu tahta siis täpsemalt lugeda, et siis lihtsalt otsida vali andmetarkus ja tuleb ilusti välja või siis minna lehele valiit.ee ja sealt leiab rohkem infot. Ja alati võib ka meile otse kirjutada, et minu kontaktid peaksid ka BCS koolituse lehelt leitavad olema, et kui mingeid küsimusi või mõtteid on, et siis kindlasti võib pöörduda. Kas te jagate ka kusagil sotsiaalmeedias oma infot? Ja LinkedInis ja Facebookis saab jälgida BCS koolitus ja seal on info olemas. Ja Valiitel vist on ka eraldi leht veel. Ja ma korra võib-olla selle Valiite brändi selguse teen nagu korda, et tänaseks meil ongi siis Valiite brändi all on 2 programmi. On Vali andmetarkus, millest me siis praegu siin oleme rääkinud, ja on Vali tarkvaraarendus. Ehk siis, et see Valiite nüüd on meil jäänud nagu selliseks katusbrändiks, kus me siis üritame edaspidi kõiki selliseid bootcamp nagu ümberõppeprogramme majutada, aga sellel veel läheb aega, kuni üldsus seda mõistab ja see on okei. Ja mulle tundus ka, et on 2 erinevat asja, et tarkvaraarendus ja andmetarkusega. Ja tegelikult see on loogiline, kuna valdkond on ikkagi digivaldkond ja need on vist erinevad suunad. Selge, aga siis tõmbame tänaseks otsad kokku. Suur aitäh, Anni ja Virve, et saite tulla ja palju jõudu teile, et toredat asja teete. Loodetavasti läheb edukalt ja meil on siin sügisel siis palju andmeinimesi juures, kes saavad aidata Eesti ettevõtteid ja avalikku sektorit paremaks teha. Väga kena ja miks mitte siis järgmine kohtumine meiega otseülekandes siis esimese lennu kaitsmiselt näiteks. Jep, see satub parasjagu olema sellel päeval, kui on Tallinn Data Weeki viimane päev. Äkki õnnestub see koos teha. Räägime edasi peale salvestuse lõppu. Tore, aitäh. Aitäh teile. Tšau.